Härjapea jõgi on Tallinna arengus olnud tähtsal kohal. Tänu jõele tekkis ka Juhkentali asum. Juhkentali selts oli ka üks neist, kes soovisid kuidagi jõe teekonda tänapäevases tänavapildis esile tõsta. Kuna Härjapea teekond läbib ääretult eriilmelisi alasid, siis kindlasti peab ta olema see uus idee, ei tohi segada olemasolevaid või arendatavaid väiksemaid tervikuid. Ta pigem peab olema üheks järgmiseks looks või põimikuks erinevatest lugudest. Ja seetõttu me ehitasimegi oma idee üles kolmele sellisele eri mõõtkavast töötavale ideeblokile, millest kõige lihtsam ja vajalikum tänases päevas on see liikuvus, et jalgsi liikuja või jalgrattur, lapsekäruga liikuja oleks võimalikult lihtne läbida lihtsalt seda rada. See võimaldab tekitada ka sellist omamoodi turismimarsruuti, kus tegelikult, kui vaadata näiteks erinevaid vesiveskeid, mida Härjapea teekonnal oli omal ajal omajagu ja mille tulemusena tegelikult kujunes ka tööstus Tallinna linnas. Võistlusele laekus kokku 14 tööd. Lisaks 3 esimesele märgiti žürii poolt veel mõned tööd ära. Konkursi preemiateks andis linn 14 000 eurot. Võidutööl on võimalus ka linnapildis nähtavaks saada. Põhifookus on kindlasti sellel võidutööl, nimelt sealt on väga head valgustuslahendused ja ka see vulina motiiv, mida võiks tulevikus kasutada põhielemendina, kuid kindlasti, kui on häid ideid võtta teistest kohtadest, siis neid ka sealt võetakse, sest selle võistluse omapära ja võib-olla ka raskus ongi just see, et ühelt poolt oli linnal raske defineerida, mida me täpselt tahame, sest erinevalt võib-olla mõne hoone arhitektuuri konkursist, kus me teame täpselt neid parameetreid, siin oli täielik loominguline vabadus. Kogu teekond ja visioon valmib järk-järgult, vastavalt sellele, kuidas teised selle piirkonna arendamiseks mõeldud projektid käiku lähevad.